Islamistide sõda koerte vastu jätkub ja kui sa ei hooli oma lastest ega naistest oma kogukonnas, siis võib-olla hoolid sa oma koertest, sest nad üritavad iga hinna eest takistada koerte normaalset ja vastuvõetavat rolli lääne ühiskonnas, sest islami järgi nendega on probleem, neid peetakse haramiks. Vaata seda silti. Palun ole viisakas oma moslemitest naabrite suhtes. Paljud moslemid elavad selles piirkonnas ja koeri peetakse islami usundis räpasteks. Palun hoia oma koerad vihma otsas ja eemal selle kogukonna moslemitest. Nüüd kahjuks ei paluta inimestel enam lihtsalt oma koertega arvestada. Nad ründavad aktiivselt inimesi, kellel on koerad. Ma mõtlen, vaata seda. Mind ei huvita. Olgu, me palusime sul küsida. Vasta. Mind ei huvita. Ma löön koera jalaga. Ma ütlen talle, kurat, kao minema, viige ta minema. Praegu, Võta nüüd tütar, me. pane jalg risti tema näole. Mis? Jah, ma tean. Löö oma koera jalaga ja ütle talle 10 korda. Kurat, kao minema. Olgu, ma olen võtnud Briti transpordi palun, nii et sa pead minema. See on tore. Ma arvan, et see seletab nende seisukoha üsna hästi ja kui sind tõesti huvitab nende tegelik seisukoht, siis kuula seda. Kas sa tead, et koerte pidamine kodus ilma mõjuva põhjuseta võtab sinult iga päev ära tohutul hulgal tasu ja see hoiab ka inglid sinu kodust eemal? Kui sul on armas kallis koer kodus, siis inglid sinu koju ei tule. Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoiatab meid selle eest autentses hadiithis öeldes, kes iganes peab koera, välja arvatud karjatamiseks, jahipidamiseks või põllutöödeks, sellelt võetakse iga päev 2 kiraati häid tegusid ära. Ja öeldakse, et 1 kiraat on võrdne tohutu mäega. Nii et kui sa kaotad 2 kiraati, tähendab see, et sa kaotad iga päev 2 mäge. Ma pean lihtsalt ütlema, et minu arvates hindas see mees tugevalt üle, kui palju häid tegusid need islamistid teevad, kui neilt saab iga päev 2 mäge häid tegusid ära võtta. Minu arvates on see suur ülehindamine, aga tundub, et see mees polnud üldse eriti hea matemaatikas ega milleski muus. Selles poliitilises liikumises ei paista olevat palju intellektuaalset ausust ega järjekindlust, aga see on arutelu mõneks teiseks korraks. Ja asi läheb veel hullemaks. Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles ka, et ükski ingel ei sisene majja, kus sees on koer. Asi läks hullemaks. Nüüd me teame, miks lääne ühiskonnas pole ingleid. See on meie koerte pärast kallid. Kui armsad nunnud koerad. Nemad ongi põhjuseks, miks inglid meid külastama ei tule. Kujuta ette oma kodu, kus sa palvetad, teed tuuad ja otsid õnnistusi, kuid inglid hoiavad eemale lihtsalt selle pärast, et sul on koer. Islami õpetuste järgi tundub, et need inglid on natuke kummalised. Tundub, et nad peaksid oma prioriteedid ümber hindama, kas te ei arva, kallikesed? On olla loomade vastu lahke, kuid järgida ka juhiseid. Nii et kui sina või keegi, keda sa tunned, omab koera ilma mõjuva põhjuseta, mõtle 2 korda. Jah, sa peaksid tõesti 2 korda mõtlema, sest tead, see on poliitiline liikumine, mis tuleb sind hirmutama ja tekitama hirmu. Ja vaata, nad tõesti usuvad seda. Aga asi on selles. Tavalised inimesed, kellel on usulised veendumused, usuvad, et nende usulised veendumused peaksid jääma nende endi teada. Sul ei peaks olema koera. Probleem on selles, et nad lähevad kallale inimestele, kellel on koerad, sest neil on sellega tõsine probleem. Ja ära muretse, lääne inimesed kasutavad seda nüüd selleks, et islamiste, kes kardavad koeri, korralikult tõgada. Aga sellest räägime kohe varsti. Kuula nüüd seda. Siiski. Kui need võitlejad tulid koos oma koertega. See oli aktiivne provokatsioon. Nii et mida me nüüd ütleme? Kui need koerad tulevad meile uuesti lähedale, peame seda agressiooniaktiks ja tapame need koerad. Me paneme nad magama. Kui tore. Kas need inimesed pole mitte toredad? Aga vaata, probleem pole siin ainult selles, et nad vihkavad koeri, mis ütleb nende kohta kõik vajalikku, sest terved, normaalsed ja toredad inimesed ei vihka koeri. Nad lähevad sõna otseses mõttes kallale ka inimestele, kellel on koerad, sest see on osa nende sissetungi taktikast ja teeb nad ebamugavaks. Seega ei tohiks kellelgi olla koeri. Ja vaata, kuidas need politseinikud, need piinlikud politseinikud tegelikult seda toetavad. Jälgi. Kui sa ei tea seda lugu, mis läks üliviraalseks, siis see naine jalutas oma koera islamimeelse, tõenäoliselt palestiinameelse meeleavalduse lähedal. Ja politsei oli see, kes sundis seda lahkuma, sest nad kartsid, et temaga võib midagi juhtuda, kuna ta jalutas koeraga. Ja ta ütles umbes nii. See on minu õigus, ma tahan oma koeraga jalutada. Mis? Helista lihtsalt selleks, et öelda, et ma ei taha, et mind nimetatakse varaks. It's a control tactic, so you can't say or do anything. Absolutely. What do you mean, Lou? What? How pathetic are you? From the British, we love you. You're not going that way. Vabandust, palun teikaks kohe. Ta lahkus tõesti paljude asjade pärast, Nüüd mida sa on ütlesid. politsei arreteeritud. Veel üks vana mees. Sul pole nats olemisega midagi pistmist. Sul on?
me lihtsalt ei taha maksta selle eest, et sa seal sees elaksid. koer teab. See video šokeerib mind alati. Ma olen seda nüüd juba väga palju kordi näinud ja see on ikka šokeeriv, eks. Vaata seda. See mees lihtsalt jalutas oma koeraga. Oh, shaky boy, fuck it, bro. Cuba nu, pa! Hei, Hei, ma ootan siin jälle. Oi mees, mis asja? Nad kiusavad sõna otseses mõttes vanameest, kes jalutab oma koeraga, kui see pole veel selge. Kas sa tahad? Aga ära karda, sest lääs ei kavatse vaikselt alla anda ega loobu oma armastatud koertest. Vaata seda, eks? See on uus trollimise vorm, kus mees otsustab jalutada oma koeraga läbi islamistlike piirkondade lihtsalt selleks, et näha, kuidas inimesed reageerivad. Armastan sind. Nüüd, ma ei ole selle poolt, et jalutada suuri koeri ja hirmutada lapsi või naisi. Ma ei arva, et see on kena tegu. Nende väga populaarseks saanud videote mõte on selles, et need inimesed püüavad lihtsalt tõestada, kui palju islamiste on mingis piirkonnas, aga ka meenutada inimestele, et nad ei kavatse vaikselt alla anda. Näiteks, kui te tahate meie koertest lahti saada, siis see ei õnnestu. Ja see on peaaegu nagu vastupidine domineerimise märk. Te tahate tulla meie tänavatele palvetama ja öelda meile, et meil ei ole lubatud koeri pidada ja meid oma koertega peatada. Aga meie jätkame nendega ringi jalutamist ja me ei kavatse. ma armastan aamelit. Amen. Tule nüüd. Yes. Ütle tere, shalom. Soovin sulle head šot. Jää. Ma armastan koeri. Ma lihtsalt armastan neid. Nad on nii armsad. Nad on nii armsad, toredad ja imelised. Ja alati on südantlähesta meenutada, et nad lihtsalt väärkohtlevad neid. Nagu ma video alguses ütlesin, kui sa ei hooli oma lastest ja naistest, siis võib-olla hoolid sa oma koertest, sest koerasõjad alles algavad. Islamistidel ei ole mingit kavatsust lubada inimestel oma koeri pidada, aga läänlased ei kavatse lubada, et keegi nende koerad ära võtab. Ja eks me näeme, võitku parim. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.